Kristuse pruut, kirjutanud Anna Rountree. Ezekiel 16, 8-13. Siis ma läksin sinust mööda ja nägin sind ja vaata, sa olid jõudnud armastusikka. Ma laotasin oma hõlmas üle ja katsin su alastuse ja ma tõotasin sulle ning tegin sinuga lepingu, ütleb Issand Jumal, ja sa said minu omaks. Siis ma pesin sind veega, loputasin su pealt vere ja võitsin sind õliga. Ma riietasin sind kirjatud riidesse, sidusin sulle jalga merilehmanahksed sandaalid, mähkisin sulle pähe linase peakatte ja katsin sind siidiga. Ma ehtisin sind ehetega, panin sulle käevõrud käte ümber ja kee kaela. Ma panin sulle ninarõnga ninasse, kõrvarõngad kõrvadesse ja ilusa krooni pähe. Nõnda olid sa ehitud kulla ja hõbedaga ja riietuseks olid linased, siidised ja kirjatud riided. Sa sõid nisuteri, mett ja oliive. Sa kasvasid väga ilusaks ja olid kuningate vääriline. See oli Ezekieli raamatust 16. peatükist. Nüüd kirjutab Anna Rountree edasi 1. peatükis. Sageli samastavad mehed end Kristuse preestritena ja poegadena, naised Kristuse pruudina, kuid tegelikult pole ei preestril, pojal ega pruudil midagi tegemist meie enda sooga. Meie taevane Isa otsib meis ainult oma poega. Ta soovib näha, kas me näitame pühadust ja õiget meelsust, mis pidi olema nähtav ka tema preestrite eludes piibliaegadel. Ta soovib näha, kas me näitame välja seda ühele pühendumist, mis peaks olema loomulik armastavas pruudis, kes ei soovi muud, kui elada täiuslikus liidus oma abikaasaga, nii nagu Kristus elab täiuslikus liidus oma Isaga. Kuna meie Isa rahuldab ainult täiuslik liit, valmistab ta meid nii, et ainult täiuslik liit rahuldaks tema lapsi. Iidne kihlusprotsess piiblis on vaimne teekaart ehk usklike läbipääsupilet Jumala Jeesuse Kristuse ligiollu. Kui me uuesti sünnime, liidetakse meid vaimus Kristusega, viiakse pimeduse kuningriigist tema armsa poja kuningriiki. Pannakse istuma koos temaga taevastesse paikadesse, koos Isa Jumalaga ja Kristuse Jeesusega ja koos püha vaimuga. Sügav suhe on teekond. Sellel teekonnal me otsime Issandat ainult tema pärast. Me igatseme tunda teda nii, nagu tema meid tunneb. Siis tuleb tema meie ligi hämmastavas reaalsuses. Tema kinnitab kihluse lepingu, mille sõlmimise korraldab meie taevane Isa meid uuesti sünnitades. Kirglikult tõmbab ta meid enda poole ja juhatab meid selles kristlikus kasvamise etapis, mida piibel kirjeldab kui armastuse aeg. Et on aeg ja dodim, nagu armastuse ja armastajate aeg. Ezekiel 16:9. Ma vaatasin sind ja nägin, et sa olid piisavalt vana armastuse jaoks. Nii kirjeldatakse seda etappi kui kurameerimist. Kihlatute jaoks on see intensiivse rõõmu ja ka tõsise proovile paneku aeg. Selliste inimeste sees hakkab kasvama terav igatsus üksteise järele. Meie mõistame ka, et miski ei rahulda seda nälga maa peal, kui vaid sügavaim liit Jeesuse Kristuse endaga. Kui me jääme endale kindlaks, otsides lohutust oma südamele ainuüksi Kristuses, tõmbab Issand meid vaimsesse ühtsusse. Kui me tunneme teda, nagu tema tunneb meid, siis ta ütleb meile, nagu ta ütles Abrahami kohta, mina tunnen teda. Esimene raamat, Moosese raamat 18:19. Sest ma tean temast, sest ma tunnen teda, et ta käsib oma poegi ja järel tulevat sugu hoida Issanda teed ning teha, mis õige ja kohus. Et Issand võiks anda Abrahamile, mis ta temale on tõotanud. Pruudiprotsessi 3 erinevat etappi.
üksikisik kogeb neist kahte individuaalselt. Ja üks ehitusetapp on korporatiivne. See raamat on tegelikult ülestähendus sellest teekonnast, rännakust, mis on avatud kõigile usklikele, kuidas tunda Jumalat, see tähendab, kuidas kasvada intiimses läheduses Jeesuse Kristusega, Jumala pojaga. Ma jagan teiega oma armastuskirju temalt, sest see, kes need andis mulle, palus neid teiega jagada. Tema külaskäik minu juurde maal, samuti konkreetsed nägemused ja ilmutused, mida kogesin taevas, toimusid alates 5. juulist 1995 kuni 5. juulini 1996. Need kroonivad issanda järeleandmatut kirglikku kirjeldust Kristusest, mis kulmineerub ülevaima vaimse liiduga. Ma loodan väga, et need on julgustuseks kõigile, kes soovivad maa peal elada Jumalas nii sügavalt kui võimalik. Külaskäik, esimene osa. Palvetasin. Olin põlvili issanda ees. Palusin rohkemat lähedust Jumalaga. Õhk tundus korraga põlevat. Tõstsin käe, et kaitsta oma silmi ereda valguse eest. Püha vaim ütles, tõuse üles, Anna. Äkki mu silme all materialiseerus imeline üllatus. Õhk särises ja võbises. Selle nähtuse keskmes legitses issanda legitsev au ja see tuli läbi minu korteri seina. Püha vaim pidi mind püsti hoidma, sest ma ei suutnud seista. Issanda auhiilguse nägemine maa peal ihulike silmadega on väga erinev sellest, kui näha tema au ülalpool vaimus. Tema auhiilguse intensiivsus on suurem, kui füüsiline keha suudaks kanda. Tema ligioleku inglid. Kui ma jalule tõusin, astusid tema ligioleku keskmest välja läbi lõõmava valguse elegantsed pikad inglid. Nad sisenesid minu tuppa paari kaupa. 4 inglit jäid seisma poolringi kujuliselt minust vasakul, 4 inglit jäid seisma poolringis minust paremal. Nad kandsid helelillasid rüüsid, millel oli tikitud muster sügavlilla ja kullaga. Kuldsed vööd olid seotud üle rinna. Iga ingel hoidis midagi oma käes. Siis sisenesid läbi põleva õhu tuppa veel 4 ühtemoodi riietatud inglit. Igaüks neist hoidis kinni ühest varikatuse postist. See oli sarnane varikatusele, mida võib näha juudipulmas. Kui nad edasi liikusid, nägin, et varikatuse kangale oli kirjutatud sõna armastus. Kuningas Jeesus. Püha vaim keerles ja paisus nagu keeris torm. Vastuseks sellele, kes nüüd varikatuse alla astus, kuningas Jeesus. Eredam kui päike astus ta minu tuppa. Läbi intensiivse valguse nägin nõrgalt, et tal oli seljas tumelilla mantel, mis avanes eest, langes kuni maani ja sellel olid pikad varrukad ja need olid ääristatud laia kuldse brokaadist ribaga. Selle rõiva all oli valge rüü, mis ulatus samuti maani. Rüü oli tõmmatud kokku rinna kohalt kuldse vööga. Tema peas oli kuldne kroon, mis oli mõnes mõttes sarnane krooniga, mida kasutatakse toorarullide kaunistamistel. Jeesus oli auliselt majesteetlik, imetlusväärne pühaduses ja võrratu oma ilus. Püha vaim keerles minu ümber, andes mulle jõudu juurde, et ma suudaksin seista issanda valguse ja väe sees. Kingitused. Siis astus justkui Jeesuse vaikse käsu peale lähim ingel poolringist minu poole. Käes hoidis ta kuldset krooni, mille ta asetas ettevaatlikult mulle pähe. Tarkus, ütles ta kergelt naeratades.
Siis ristas ta käed üle rinna, noogutas lugupidavalt ja astus tagasi pool ringi. Ingel, kes oli pool ringis tema vastas, astus ette kingitusega, mida tema kandis. Ta asetas mulle kõrva kuldsed kõrvarõngad. Teadmised, ütles ta. Siis pani ka tema oma käed rinnale ja liikus tagasi, et ühineda teiste inglitega. Ükshaaval tõid kõik tema ligioluka inglid mulle kingitusi. Nende inglite kingituste hulka kuulus kuldne süda, mis rippus keti otsas minu südame kohal. Arusaamine tähendas see. Kuldsed käevõrud mõlemal randmel. Diskreetsus tähendasid need. Kuldne ninaornament, eristamisand tähendas see. Kuldsed sõrmused igasse sõrme, suhtlemisoskus ja kuldne kaelakee, issanda kartus. 8 ingel astus ette ja puhus minu üle kullaudu. See kattis mind nagu loor peast jalgadeni. Soosing, ütles ta naeratades. Ka see ingel kummardas ja astus tagasi pool ringi. Vastus. Olin jahmunud. Ma polnud kunagi varem saanud palvele nii kohest ja nii erilist vastust. Vaatasin alla oma kingitustele ja mida ma nägin? Need olid kuninglikud kingitused minu isalt. Aga miks oli vaja veel varikatust? Huppa! Issand, ütlesin ma, olgu kõik need kingitused sinule rõõmuks. Ta naeratas mulle. Kuna sa oled palunud, et need oleksid minule rõõmuks, siis seda need on. Ja nii kogevad ka teised. Need kingitused avavad sulle minu südame lukust. Ja seda kogu minu ihule, minu kogudusele. Kõik saladused on kinni seotud, lukustatud minus, Anna. Kuid minu armastuse saladus on suurim. 1. Korintuse kiri 13.13. Ent nüüd jääb usk, lootus, armastus. Need 3, aga suurim neist on armastus. Minu poole liikudes ütles Jeesus. Mu valitud, mu armastus, viljakandevoks, viljakas viljapuuaed. Issand, vastasin ma, ma olen ju viljatu, sest mul ei ole lapsi. Ta naeratas taas, kui vastas, sa hakkad vilja kandma ja oled viljakam kui need, kes on sünnitanud füüsilisi lapsi. Mina olen hoidnud kinni su lastekoja, aga ma panen oma käed sinu peale, et sa võiksid kanda head vilja, palju lapsi, kõik pärijad, kuningad ja preestrid isale. Ta pani oma käed minu peale, tuli ja vägi läbistasid mind. Ta jätkas. Sa ei kannata enam häbi viljatuse pärast. Kihluse kinnitamine. Hoia end hästi minu lähedal, ütles Jeesus. Mina olen sinu abikaasa. Las minu varikatus olla sinu pea kohal. Tema silmade leek kandus minu silmadesse, kui ta jätkas. Mina olen issand, sinu Jumal, ja keegi pole minu sarnane. Mina olen algus ja lõpp. Mina olen sinu tervis, sinu kaitsja ja sinu viljakus. Sa sünnitad veel tuhandeid ja tuhandeid pärijaid, neid, kes kõnnivad otse minu kuningriiki, kes jõuavad taevakoju minu kambritesse. Jesaja 44, 6-8 kirjutatud on. Nõnda ütleb issand, Iisraeli kuningas, Jehova ja tema lunastaja, vägede issand, Jehova Tsvaot. Mina olen esimene ja viimane ja ei ole muud jumalat kui mina. Kes on minu sarnane, see hüüdku, jutustagu sellest ja kandku mulle ette. Sest ajast, kui ma seadsin muistse rahva ja tulevased sündmused, jutustagu nad neile sellest, mis on tulemas. Ärge värisege ja ärge kartke. Kas ma ei ole sulle juba ammu kuulutanud ja teatavaks teinud? Teie olete minu tunnistajad. Kas on muud jumalat kui mina? Ei, muud kaljut ei ole. Mina küll ei tea. Anna, ütles ta intiimsel toonil, sa oled nüüd ilusam kui kunagi varem. Minu süda on pööratud sinu poole. Minu soov
on sinu soov. Oled võitnud minu südame. Lukusta see kõik oma südamesse, sest minu tõotused on õiged ja kindlad, jah ja aamen. Ma suutsin vaevu hingata. Issand, sosistasin ma, saagu nii olema. See juba on nii, ütles ta. Kanna taevariigile kohast vilja. Hoidu uhkusest, ära mõista kohut. Lahkumine. Ta kummardus vöökohani ja astus tagasi varikatuse alla. Varikatuse all pöördus ta ümber ning kõndis läbi korteri seinas oleva põleva avause taevareaalsusse. 4 inglit, kes hoidsid varikatuse vaiasid, kummardasid samuti ja lahkusid, hoides varikatust tema pea kohal. Tema kohaloleku inglid andsid samuti märku oma lahkumisest ning kahekaupa järgnesid nad issandale. Siis keerles püha vaim taas minu ees, kogudes seekord kokku kogu alles jäänud tule ja valguse. Ka tema läks läbi korteri seina. Koheselt muutusid kingitused sisemiseks ja ei kaunistanud mind enam väliselt. Seinas olev tulering sulgus. Vaikus. Isa, sosistasin ma. Kes olen mina, et kuningaga abielluda? Ma pole mitte keegi. Mul ei ole kaasavara ega veimevakka. Lootuse kirstusid Hope Chest. Enne kui jõudsin jätkata, rääkis mu isa kuuldava häälega. Kas mina ei suuda oma lastele kingitusi anda? Kohe kuulsin koputust korteri välisuksele. Kuigi ma olin kõigesse toimuvasse süvenenud, õnnestus mul siiski ukse juurde minna ja see avada. Karavan. Tere, Anna, hüüdis pikk ingel. Ma tean, et see oli ingel, sest ta kutsus mind nimega, mida tol ajal teati ainult taevas. Minu tegelik nimi oli Ann. Ingel oli riietatud peduiinide rõivastesse, mis Ameerika mandril tunduvad haruldased. Tema taga parklas nägin 24 kaamelist koosnevat karavani koos peduiini saatjatega. Heitsin kiire pilgu oma naabruskonnale. Elasime abikaasaga Floridas, ühes üürielamus. Olime sealsete elutingimustega hästi kohanenud ning olime õppinud arvestama ka oma naabritega. Aga ma polnud päris kindel, kui hästi nad suhtuksid kaamelikaravani. Tavaliselt liikusid naabrid õues ringi, aga praegu polnud näha mitte ühtki, täiskasvanud ega last. Veimevakad. Chest of Hope. Ingel jätkas. Me tõime sulle lootuse vakkasid, 24 lootuse vakka. Kuhu me need paneme? Panin imestusest käed näo ette. Erinevad emotsioonid kerkisid üles, nii et hakkasin korraga nii naerma kui nutma. Kõik on korras, Anna, ütles suur ingel lohutavalt. Ära muretse, sinu isa armastab sind. Parklas andsid peduiinirõivastes inglid kaamelitele märku, et põlvitada. Inglid hakkasid ju veimevakkasid maha laadima. Naersin ja nutsin õnnest. Küsisin ühelt inglilt. Kas te suudate ikka kõik need pruudilootused minu elutuppa ära mahutada? Kindlasti suudame, vastas ta. Seejärel vilistas ta teistele inglitele ja osutus peaga, et nad tooksid vakad sisse. Lootus on Jumalalt, Anna. Iga vakk, mille isa sulle annab, on täis lootust, mida saad teistega jagada. See on parim kingitus sinu abikaasale. Jeesusele. Parem kui lihtsalt paelade tikitud rätikud, muigas ingel. Saatjaskond hakkas kaupa elutuppa kandma. 2 inglit hoidsid ühte kummutit. Pärast lootusvakkade üleandmist naeratas iga inglipaar armsalt, nagu need, kes soovisid end eriti meeldivana näidata. Siis naasesid nad kaamelikaravani juurde tagasi. Pruudilootuse kummutid tundusid olevat kaetud kaamelinahaga. Nad olid suured ja nägid välja nagu aardekirstud. 5 rihma, mis ümbritsesid igat vakka, olid kuldsed ja 2 käepidet kandmiseks olid ilusad sinised. Võtmekoht igal kummutil oli ümbritsetud kullaga
ja oli ristikujuline, kuid keegi ei andnud mulle võtit nende avamiseks. Kviitung. Oma suuruse tõttu ulatusid kummutid kuni laeni ja veel läbi selle ka. Suur ingel kiikus oma kandadel edasi-tagasi, nautides vaatepilti. Jah, naeratas ta, siin on palju lootust. Siis võttis ta kõrva tagant pliiatsi ja tõmbas välja kirjutustahvli, millel oli kviitung. Kirjuta siia alla, palun, ütles ta, sirutades kirjutustahvli minu suunas. Mis nime ma peaksin kirjutama, küsisin. Anna sobib. Kirjutasin valgele kviitungile Anna ja ulatasin tahvlikese talle tagasi. Väga hästi, ütles ingel, tähistades nii missiooni lõppemist. Ulatas ta mulle ka kviitungi koopia ja ütles, siin on sinu kviitung, 24 kummutitäit lootust on kohale toimetatud. Rebecca. Ühtäkki meenus mulle Rebecca ja see, kuidas tema oli kaamelitele kaevust vett ammutanud ja Abrahami sulasele juua pakkunud. Kas soovite vett või veel midagi, küsisin kaastundlikult, teadmata, mida öelda. Oh ei, naeris ta, meil on taevas parem vesi, kui teie linnasüsteem suudab pakkuda. Me läheme nüüd, enne kui me rahva hulga tähelepanu enda peale tõmbame. Aitäh, et tõite mulle nii palju lootust, ütlesin. Meie rõõm, muigas ta. Shalom, saatjad vilistasid, et kaamelid tõuseksid minekule. Suur ingel haaras juhtkaameli peakatte külge kinnitatud ohjadest ja juhtis teda ümber pöörama. Nii tegid ka teised kaamelid. Siis hakkasid nad koos oma saatjatega lahkuma. Järsku olid nad silmist kadunud. Sama äkki normaliseerus elu minu majas. Sulgesin ukse ja nõjatusin selle vastu. Vaadates läbi lae virnastatud veimevakkasid. Aitäh, isa, sosistasin. Mu isa rääkis kuuldava häälega. Sul on nüüd suurim ja parim lootus kui ühelgi printsessil, kes oma pulmapäevale vastu tõttab. Aga nüüd jätkas ta, tuled sa siia üles. Ja hämmastaval kombel hakkasin oma vaimus üles tõusma. Lõppes esimene osa.